tere Siion. Et mulle meeldib see nimi väga, sellepärast, et Siion on taeva printsiip. Et see ei ole inimeste leiutis. Väike tunnistus tekkis siis, kui siin see tehniline viperus oli kunagi ammu. Ma olin Tartus Kolgata koguduses noortejuht ja oli ka noorte õhtu oli tulemas, inimesed tulid juba kohale, vaatasid meile otsa ja siis hakkasid tehnilised viperused tulema. Ja siis me vaatasime, et no ei saagi, eks ole, tahame ülistada, projektor ei tööta, viga üles ei leia, mitte midagi ei juhtu. Siis me läksime teise ruumi korraks ja siis vaatasime üksteisele otsa ja ütlesime, tänu Jeesus, et sinu vaim ei käi mööda tehnilisi kanaleid. See üldse ei loe. Ja teate, mis juhtus või? Korraga me hakkasime kõik naerma. Aga see on lihtsalt selline, nagu me inimesena naerame. Me hakkasime vaimus naerma. Ma ei olegi vist rohkem vaimus naernud kui tol korral. Ja see oli selline nagu võidurõõm, et sa tead, et mitte midagi ei saa nagu tulla enam vahele. Et sellepärast julgustan ka, et kui mingisugune tehniline viperus on, siis teate, ärge hoolige sellest üldse. See ei loe teed mitte midagi. Võib-olla mõni salvestus läheb nagu, jääb teie arhiivist nagu üks vähemaks, aga mis siis? Et kui midagi sellist on, siis teadke, et Jumala vaim ei lase ennast kammitseda mitte ühestki sellisest pisiasjast, ütleme nii. Aga ma tulen tervitustega loomulikult Oleviste kogudusest, annan niimoodi käega märku, nagu me annan edasi, Siim pidi siin olema, aga mina olen tema asemel, aga ma olin siin aasta tagasi ka, siis kui see kogudus nii-öelda sai oma sünnitunnistuse. Ta oli tegelikult juba ennem olemas, aga ta siis kirjutati sünnitunnistus ka nagu. Et siis ma olin siin ja olin tunnistajaks nendele sündmustele. Ja kui ma siin istusin siin pingi vahel ja kuulasin seda laulu, ma olen seda võtet juba ennem väljendanud, aga siis ma ei tea, vaim ütleb minu sees, et millal te plaadi teete? Millal te plaadi teete? Millal te nagu salvestama hakkate? On juba aeg. Et ma nägin nagu seda, et see saab olla ka nii-öelda, see läheb laiali, see läheb kaugele, see läheb, see hakkab tooma teile ka nagu vajalikke vahendeid. Et ma nägin nagu sellist pilti, et inimesed sõidavad autoga ja see plaat on peal nagu, ja see ei ole ühe inimese tegu. Et kuulavad, ülistavad, saavad õnnistatud, et hakkake salvestama. Ja siis loomulikult salvestate Ülo Niinemäega saate ka, ja siis see läheb laiali. Aga tänane sõna, 2. Timoteuse kiri, 2. peatükk, salmid 1-6. Ma vahetan siin ühe sõna ära esimeses lauses. Te saate kohe aru, millise sõna ma ära vahetan, aga siis ta kõlab nagu rohkem läkituse moodi, kollektiivsemalt. Ja siis ta ütleb siin niimoodi, Paulus Timoteusele kirjutab. Sina siis, mu kogudus, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses. Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. Kannata koos minuga kurja, nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur. Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo enda argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korra kohaselt. Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast. Aamen, see on Jumala sõna. Ja see on Jumala sõna, mis tuli mulle siis, kui ma olin põlvedel otsimas, mida ma peaksin ütlema. Mul endal ei ole teadupärast midagi väga öelda. Kui Jumal ei räägi, siis need on nagu need sõnad, vaatake, teate seda kõnekujundit, või seda lugu, kus keegi tahtis kirikuõpetajalt teada, et mis on sõnade väärtus või mis sõnadega on. Ja siis ta ütles, et korja hästi palju linnusulgi,
korja suur koti täis, nii korjatud, nii mine torni otsa, läks torni otsa, nii lase välja, laseb välja, nüüd ütleb, mine püüa kinni. Et need on need sõnad, eks ole, et kui nad juba nagu lähevad, siis need enam kinni ei püüa. Aga ma siis käin natuke seda kirja kohta läbi ja mõeldes sellele aastapäeva kogudusele, mõeldes just eriliselt teile, saa vägevaks armus. On esimene asi, mida Paulus ütleb, saa vägevaks armus. Tundub, et oota, mis mõttes? Kas me siis juba ei ole vägevad? Tegelikult ei ole. Vägevad me oleme ainult armus. Iseenesest me võime ka palju teha, palju suuta ja seda on ka antud. Aga vägevaks me saame ainult läbi armu. Meie ei ole vägevust mitte kuidagi välja teeninud. Armu üks definitsioon on see, et see on teenimatu soosing. See on soosing, mida me saame, mille osaliseks me saame, millest me just laudsime. Kuidas see oli, et nähes Kristust risti lööduna ja ennast üles tõusuna. See on see, või siis vastupidi. Kristust üles tõusuna, ennast risti lööduna. See on minust nii hea pööre, et see on nagu heebra luule, kus on vastandid pandud nagu vastakuti. Et armuga on sama lugu, et me oleme lihtsalt selle Kristuse risti töö fakti ees. Ja nii ongi, lihtsalt nii ongi. Selle fakti ees me oleme, selle fakti, kas me elame selle faktiga, kas me elame selle faktiga või me sureme ilma selle faktita. Täpselt nii on, et kui me ei saa sellest osa, nagu Jeesus ise ütles, et ilma minutada surete oma pattudesse, nagu haigusesse surrakse. Just nagu samamoodi, et kui te ei saa ülemarstiga kokku, siis lihtsalt haigused võtavad oma, maailm võtab oma, loodusseadused võtavad oma. Me oleme kogenud seda, mis see tähendab. Ma usun, et kui siin on tehtud ehitustöid või midagi, vahepeal on ikka heitlemist nende loomuseadustega, nii enda sees kui enda väljas. Et selleks maailm nimetab neid Murphy seadusteks mõnikord, et kõik asjad lähevad tagurpidi käima. Lihtsalt kõik asjad valel ajal, vale asi juhtub. Aga nüüd oleme me armu saanud ja see on natuke teine lugu. Nüüd hakkame me ületama seda, mida see maailm meile anda võib. Aga see ületus toimub ainult läbi armu, läbi püha vaimu. Saa vägevaks armus. Ja kui meie oleme armud, üks kõige parem uudis minu jaoks on see, et kui meie oleme armu täis, kui see tuleb meie sisse elama, see muudab meid ka armulikuks. Mina isiklikult ei ole armuline inimene. Minu abikaasa teab seda. Kui midagi on nii, nagu mulle ei meeldi, kui midagi on nii, nagu mulle ei meeldi, siis ma usun, et ma ei ole üksi eestlased üldse, siis me nagu üldse kriitikaga ei koonerda. Eestlane koonerdab küll väga kiitusega ja mille kõigega, aga kriitikaga üldiselt ei koonerda. Ja siin ei ole mina mingi erand. Ja siis ma kriitikaga ei koonerda, aga kui ma olen hakanud kogema seda arvu, et on need samasugused olukorrad, üldse pole erinevad olukorrad ja ühe korraga tunned, et seda jama, mis südamest tahaks nagu välja tulla, ei ole lihtsalt seal südame põhjas enam. Kus see kadus? Ei tea. Ühe kord tunned, suu ei lähegi liikuma. Ei hakkagi nagu peale, ei hakkagi vinguma, ei hakkagi näägutama, etteheiteid tegema. Kus see kadus? Ei tea, nagu ei tekkinud lihtsalt. Ja ma usun, et Jumal tahab mitte ainult üksik isikule, sinule ja minule seda anda nagu oma inimsuhete tasandil. Ta tahab seda anda kogudusele. On mingi teema. Ja järsku on suutlikkus sellele kõigele rahuga otsa vaadata. Rahuga, nagu, et ei lähe keema nagu lihtsalt, ei lähe, ei tule, ei saa. Me ei ole kuradi poolt provotseeritavad. Teidi Tüür
Te teate teda, kunagi oli Kärdlas pastor ja ta ühes jutluses ütles nii ilusasti, et kui inimene loodab südame peale, siis süda on nagu kuradi kannel. See on see, mida kurat mängib. Ta võib mängida seal ükskõik missuguseid palasid, kõige koledamaid ja võib mängida ilusaid palasid kellegile kahjuks hoopis. Et selle peale ei saa toetuda. Nüüd Paulus toob järgmise momendi. Issandalt kuuldud asjad tuleb jätta ustavate inimeste hoolde, kes on sobivad õpetamiseks. Kes on sobivad jätta see, mis sa issandalt saad, ustavate inimeste hoolde, kes on sobivad õpetama ka teisi. Siin on vaja mingisugust eeltööd, siin on vaja mingisuguseid omadusi inimestele, aga ma usun, et kui koguduse pastor või juhtkond, nii nagu ta siin on, vaatab terava Jumala eristava pilguga, siis ta tunneb need inimesed ära. Mõni võib olla palju teada, aga sobiv peab just olema mitte see, mida sa tead, vaid sobiv peab olema see karakter, see iseloom. Vana Pauliima ütles ühes jutluses niimoodi, Saalemi koguduse pastor oli kunagi Tartus, ütles niimoodi, et see meie pühitsuse lakmus või kriteerium ei ole mitte see, kui vägev on minu and, vaid kas minus on vaimu vili. Galatia kirja, ma peast ütlen, 5. peatükis oli see nimekiri. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, tasadus, sealt edasi need 9. See on see, mille kaudu me hindame sobivust. Selle kaudu me hindame sobivust. Mõni võib olla ülikooli doktor, aga ta ei sobi. Teine võib olla kuidagi teisiti, aga vannid on vägevad, äratab võib-olla surnud üles. Aga vaatad, et kuidas selle viljaga on? Küsime seda küsimust. Seda me peame küsima endalt ausalt. See nõuab ausust, see nõuab, ja teate huvitav on see, et ausus nõuab meilt ühte asja, enese salgamist. Kui ma olen enda suhtes täielikult aus, siis ega palju järgi ei jää. Kui sa hakkad nagu päriselt hakkad vaatama endasse, siis see pilt ei ole liiga ilus. Aga siinkohal ma jällegi soovitan, me ei saa selle sisse ka kümblema jääda. Kümbleme muudku sellisest nagu ühe korra avastame, et enne see haletsus hakkab kuskilt nagu tulema või minust ei saagi mitte midagi ja siis on see, me saame aru, et kes sellist juttu räägib, kes vaatab sulle otsa, ütleb, et sinust ei tule mitte midagi. See on ju kuradi kõne, eks ole. Me ei saa jällegi sellesse jääda, sest Jumal ongi meid nii puudulikena, nagu me oleme armastanud ja andnud seda armu, et see töötab väeliselt. See kiilgus on valatud saviastitesse. Saviaste jääb saviastjaks. Siin palju muutust ei saa tulla, aga see, mida Jumal tahab oma väega teha, õpetust on vaja. Sest öeldakse, Jumal ütleb niimoodi Piiblis, et minu rahvas hukkub õpetuse puudusel. Ja ma usun, et Jumal tahab teid varustada sellega, mida on vaja, et need asjad, mida tema tahab teha, võiksid toimida. Et nad võiksid teoks minna. Argielu askeldused lahutavad väeteenistusest. Paulus ütles siin, et kes hakkab argielu askeldustega, kuidas ta saab olla sõdur. Kuidas ta siin ütles, ma kohe vaatan. Ükski, kes on sõjateenistusest, 4. salm, ei seo enda argielu askeldustega. See on tõsine väljakutse. Ja ma usun, et see sõna on, ma tean, kellele see sõna on tegelikult. Ma ei hakka ütlema. Ma tean, kellele see sõna on. Ja siin on vaja usku ja Jumala kartust, usaldust, aga ka kogudus peab olema selle taga.
et kui kes teie seas on sõdurid, peavad saama astuda oma väeteenistusse. Nad peavad saama seda teha. Aga argielu, see võib täielikult ära võtta. See võib selle teenistuse isegi nagu läbi kukutada. See võib selle teenistuse läbi kukutada väga kavalal moel. Nagu tundub, et nagu vajalikud head asjad, kõik on õige, aga ülesanne jääb täitmata. See on selline, kurat kasutab selliseid kavalusi koguduse vastutajate ja juhtide vastu väga kavalalt ära. Korrakohane talitamine kõiges. Ta ütleb siin niimoodi. Ja kõigi võistleb, ei saada ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. Mis on selle mõte? Me küsime, mis on selle kasu. Mis see annab? Korrakohane. See annab seda, et see on issanda õnnistuste uks. Kirjutatud on, et sina ei või kiusata issandat oma Jumalat. Aga me sageli kiusame just selle koha peal teda kõige rohkem. Et me palume õnnistusi, me palume kõike, seda väge, palume armu ja kus armu ta on andnud. Kui ta kohtleks meid õiglaselt, siis jah, millest me räägime. Aga see, et me oleme armu saanud, hoiab meid elus, hoiab meid issandas, et ta ei tõuka meid ära enda palge eest. Vana Iisraeli pühitsuspõhimõtted olid põhiliselt sellega seotud, et Jumal on püha. Kogu see tsentrum on selles, et Jumal on püha. Ja teine küsimus, kes ja kuidas võib läheneda Jumalale kui kõige pühamale? Kogu seadustik, puhastusreeglite süsteem, ohvrite süsteem, kõik oli seatud sisse ühe põhimõttega, mis on selline, et ma ei tõukaks teid ära oma palge eest. Teie rüveduse tõttu. Pühadus ja inimlikkus, need ei taha kokku käia, aga kuni veel Kristust ei olnud, seda armu ei olnud, siis oli selle asemel see templisüsteem, mille Jeesus enda ihus ümber mõtestas, kui ta ütles, et kiskuka see tempel maha ja ma ehitan selle 3 päevaga uuesti. Tema mõttes oma ihu. Et andku Jumal korrakohasuse õnnistust. Sellest loobumine aga avab ukse saatanale, tema tegevusele. Katsu ausalt läbi, kui palju näed sa saatana tegevust oma elus, just nendes alades, kus seda tegelikult olla ei tohiks. Teate, et saatanale ei ole luba tegutseda, kui ta seda luba ei saa kuskilt. Ta peab seda kuskilt saama. Ta peab saama legitiimseid õigusi tegutsemiseks, kui ta tuleb näiteks tegutsema Jumala rahva keskele või Jumala rahva liikmete südametesse, siis me küsime seda küsimust, kus kohas on see õigus talle antud. Jeesus ütleb, ma toon ühe näite. Jeesus ütleb, kui kurat kiusas Jeesust, tegi ta talle ühe nii-öelda ettepaneku, diili või teeme tehingu. Et ma näitas talle viivu ajaga ära kõik maailma kuningriigid, nende hiilguse, nende au, nende võimu. Ja siis ütles niimoodi, et see on antud mulle. Ja mina annan kellele ka tahan. Ja küsimus, kes andis? Jeesus ütles ühes kohas niimoodi, et kogu maailm on tigeda võimuses. Nii, kes andis need õigused? Aadam andis. Siis kui ta langusesse läks, siis ta andis need õigused üle. Need olid antud Aadamale. Ja andis. Ja teine Aadam, kes ei astunud liimile, võtab need õigused tagasi. Ja meie oleme nüüd teisest Aadamast tulenevate õiguste pärijad. Me oleme selle õiguse lapsed. Ja nüüd, tulles tagasi saatana õiguste juurde, kui meie oleme lapse õiguse osalised, siis mingis mõttes nagu apostel ütleb, nüüd püsige selles.
püsigem selles. Mitte kuskil me ei tohi loovutada saatanale mitte mingisuguseid õigusi, nii nagu kirjutab, püsige armus. Ja kui te seda teete, siis hakkabki tulema see, mida Jaakobus ütleb, et eks ole, et alistuge Jumalale, pange vastu kuradile ja siis ta põgeneb teie juurest. Aga see esimene on, alistuge Jumalale. Ja ma usun, et Jumal on selle armu meile andnud. Sul on õigus alistuda Jumalale. Sul on õigus panna vastu kuradile. Ja tal ei ole õigust jääda nii, et ta ei põgene. See on täielik juriidika, see on nagu juriidika seadus. Selle õiguse sisse tahab Jumal meid juhtida ja ta tahab, et me selles ka püsiksime, kui ta on sinna juhtinud. Ja ma arvan, et ta on juhtinud. Kui sina oled võtnud vastu Jeesuse Kristuse enda isiklikuks päästjaks, õnnistegijaks oma südamesse, oled uus sünni kaudu omandanud lapse õigused, sul on see õigus olemas. Tea seda. Kurjal päeval tuleta seda meelde. Ja kui kurat tuleb ründama, siis tuletad kuradile meelde seda. Tuletad talle ka meelde seda. Sest et ega ta loodab selle pealt, sa ei mäleta. Nagu tõmmata natukene niimoodi nagu alt. Et äkki sa ei mäleta. Paneb sulle mingisuguse vale kehtima. Äkki sa ei mäleta. Vaat siis tunned. Kokku puutes vaimse kurjusega me peame teadma oma lapse õigusi. Need peavad olema meil 1, 2, 3 une pealt äratatakse üles kell 3. Sisuliselt müksatakse või visatakse selle vetkeraja vahele ja küsitakse, mis su õigused on. Ja sa kohe tead, mis su õigused on. Sa ei mõtle ka, aga kohe tuleb õiged õigused. See töö, vaata siin on võidupärga muidu ei saa, eks ole. Kui me saatanale jätame õigusi, siis ta tahab meie krooni ära võtta. Seal on üks kroon kõllare otsas. Siin on üks. Tuletab meelde teile seda, et võidupärg. Et seda ta tahab röövida, aga see on keset risti. Tema hoiab. Vaata, Jeesus ütleb, et nad on antud mulle ja ükski ei kisu neid minu käest. Risti peal. Sealt ta ei kisu. Töö peab saama ka nii-öelda materiaalse tasu. Paulus ütleb, et tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast. Meil olevistes on selline põhimõte. See on hea põhimõte, et üldiselt inimesed võiksid proovida 10. osaga issanda ustavust. Ma ei lange siin nii-öelda eduteoloogia lõksu, et oletame, et külva ja siis kohe saad kindlasti rikkusi lõigata. Mina olen oma elus seda näinud, et mida see teeb. Miljonäriks ma ei ole saanud. Aga mida ta teeb on see, et läbi ka ei vaju. Läbi ka ei vaju. Läbi ei vaju. Kui kogudus teeb seda, siis kogudus ka ei vaju läbi. Ei ole nii, et kuulge, et tegelikult on elektrivõlg üleval. 5000 eurot. Me ei tea, kus selle võtame, näiteks selline või muu teema. Ei vaju läbi. Austage. Apostel Paulus ütleb, ma siin peast tsiteerin, mul ei ole seda kirja kohta ees praegu. Apostel Paulus võib-olla, kui keegi mäletab, siis võib seda öelda ka, kus see on. Ütleb niimoodi, et kui teie saate osa, Apostel Paulus räägib siis endast ja enda meeskonnast, et kui teie saate osa meie vaimulikest andidest, eks siis ole meil õigus saada osa teie ajalikest andidest. Et kui teid teenitakse vaimulike andidega, siis ärge lugege. Siis on see parema ja vasaku käe reegel, et parem käsi ei tea, mida vasak teeb. Et nii-öelda anda tagasi Jumala töös nendele, kes on andnud juba oma osa välja. Ma usun, et see avab võimalused selleks, et need, kes on sõduriks kutsutud, saavad päriselt asuda sõjateenistusse. Saavad astuda välja nii-öelda sellest nii-öelda teisest rattast, et kuidagi ellu jääda. Nad saavad astuda täielikult sõjateenistusse
ja nendel peab olema see tagatis. Kui me teeme seda Jumalas, siis Jumal annab teile tagatised, et ei pea kartma, kuidas läheb. Nüüd ma vaatan oma märkmeid. Siin ma olen enam-vähem selle kirjakoha osa ära rääkinud, aga mul on üks kirjakoht veel. Ma vaatan, kui palju ma räägin. Ma räägin valvamisest ka natukene. Kõik on ilus jutt, tore, aga valvata tuleb. Valvamine ei ole kerge töö. Võib tunduda, et justkui midagi ei tee. See on Matteuse evangeeliumi 24 ja 42-51. Jeesus ütleb niimoodi: valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Ka siis, kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma. Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: mu isand viibib, ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, tunnil, mida ta ei tea, ning raiutab pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. See on võitlus unega kõigil tasanditel. Huvitav, et öövalve on just eriti raske. Aga ka päevavalve on raske. Siin on üks professionaalne valvur ka. Ja teine, kes natukene on ka maitseta saanud, mida see tähendab, et kui sa oled oma valvepostil, siis kõige raskem hetk on see, kui mitte midagi ei toimu ja ühe korras avastad, et pea hakkab nokkima. Nagu uni hakkab tulema kuskilt, aga tegelikult seda ei tohi olla. Kui me tuletame meelde Getsemani kohta, mida Jeesus, mis juhtus? Ta ütles neile: palvake, ja siis läks ise eemale. Läks palvetama, palvetas, tuli tagasi, magavad. Ta ütleb, te ei suutnud valvata. Ta ütleb, te ei suutnud valvata. Ja ta ütleb just seda selles, et kui see asi on, siis kiusatused saavad nagu jõu. Et ei satuks kiusatusse, valvake, et ei satuks kiusatusse. See Getsemani palve. Valvake, et ei satuks kiusatusse. Palve ajal just. Eriti on vaja valvata palve ajal, kui te palvetate. Mõttemaailm tahab rändama minna mõnikord, kui me ei valva. Ma olen ise, ma ei räägi üldse kellekski teisest. Räägi nagu iseenda näitel pigem, et palvetad. Oled võtnud aja Jumala ees, palvet. Ma tahan praegu palvetada, võtan aega. Hakkan palvetama, põlved on maas. Ja siis hakkavad mingisugused muud asjad hoopis pähe tulema. Kas või kõige praktilisemad. Mingisugused tegevuste nimekiri näiteks, mis vajavad tegemist. Või hoopis mingid muud mõtted. Ja siis küsid Jumala ees, et oi, et kus mu mõttemaailm rändab. Te teate võib-olla seda anekdootlikku lugu, et Luther ja Melanchthon vedasid kihla. Et Melanchthon ütles Lutherile, et sa saad saduldatud ratsahobuse, kui sa suudad meie isa palve lugeda ilma, et su tähelepanu kõrvale läheks. No, hakkas lugema siis. Ja siis kusagil keset palvetud, kas tal on hea sadul? Kas tal on hea sadul, jah, et sellel anekdoodil on erinevaid versioone, et on anekdootlik lugu, aga midagi taolist olla juhtunud. Aga just see sama, et nii kerge on tegelikult kaduda ära. Nüüd siis selline asi on, et selles Jeesuse loetud või Jeesuse kõnes, mida ma lugesin siin, ta räägib ka sellest, et need sulased, kes ei valva
nendel on kalduvus hakata oma kaassulaseid kolkima, peksma. Kui see kuskil juhtub, siis tegelikult me ei süüdista, et mis sa tegid või miks sina või miks tema või kuidas nii, me ei küsi nii. Pigem meil tuleks seda võtta nii, et see on nüüd tunnus, et ei olda valvel. Sõjaväelised, kes on sõjaväelane olnud, tehab, et küsib, isand küsib, et kus sa oled, millega sa praegu tegeled, sa ju ei valva. Sa ei valva. Kui mina ei valva, siis ma võin seda teha. Ja kui see kuskil juhtub, siis on teada, et kuskil ei valvata. Ja me võiksime ju tähelepanu panna isikute peale, aga see on täiesti vale. See on ka mitte valvamine. Vaid küsimus ei ole kes, vaid küsimus on et see üldse saab juhtuda. Ja kui me niimoodi vaatame, siis me näeme, et vaadake, vaenlane, nüüd on see täpselt sama nagu seda ütles Jeesus Peetrusele, Siimon. Kurat on teid tahtnud sõeluda nagu püüli, ta on tahtnud teid sõeluda nagu jahu. Ta tõepoolest seda tahab teha, eriti kui ta näeb, et Jumala töö hakkab tulema kuskile, siis ta proovib nii kõvasti sõeluda, kui ta vähegi saab ja sinna sõela sisse üht-teist ka jääb. See, mis sõelast läbi ei lähe, jääb peale, eks ole, et see on see, mis on meie loomusest tulenev, see jääb sõelale pidama. See sõel on nii tihe, et see enese salgamise jahu läheb sealt läbi, aga salgamata loomuse elemendid jäävad sinna sõelale kolisema. Need ei lähe sealt läbi. Et see on nii terav. Ja küsimus on selles, et me peame vastastikuses austuses jõudma üksteisest, et me peame seda tegema. See ei ole valiku koht. Ja kusjuures on huvitav, et seda tuleb võtta selles võtmes, et Jeesus ütleb enda kohta, et minu ike on kerge. Minu koorem ei ole raske, minu ike on kerge. Kui me ütleme, et nagu käsuna, et me peame vastastikuses austuses jõudma üksteist ette, kui me võtame seda lihtsalt käsuna, siis see võib tunduda lihtsalt võimatu. Aga olete tähele pannud, et kui te annate Jumalale ruumi, siis korraga see ongi nii. Kui te ei lase nagu sellel minal nagu enam nagu võimutseda, jätate selle kõrvale võib-olla kõige valu juures, mida te võib-olla tunnete. See on ikka isikute vaheline värk. Kõige valu juures, mida te tunnete, olete otsustanud, et ma ei tee midagi, ma jätan issanda hoolda. Ja ühe korra avastad, et see nii ongi. Ja ongi nii. Üks vaenlase kavalus on see, et ta tahab panna mõnikord, kui me oleme haiget saanud, et me ei toitu tema armust, vaid me tahame toituda sellest valust, mida me oleme tundnud. Minul on olnud seda. Ma tean, mida ma ütlen. Et see valu kuidagi nagu jälle meenub, et kuidagi nagu siis nagu valu toodab kibedust ja siis nagu jood seda kibedat jooki, mida see valu nagu põhjustab. Lased selles rattas niimoodi. Ja see huvitav, kõige raskem moment selle juures see, et see ongi mingil viisil söödav. Kui ta oleks nii, et ta ei oleks söödav, me ei sööks ju keegi seda. Aga meil on elus need momendid, kus me justkui toidame. Seda nimetatakse, aga enesealetsejad teavad, kes on sellest läbi tulnud, et kuidagi ma nagu söön seda. Lähebki sisse. Justkui õige asi, aga näe vaata, mida ta toodab. Ja ma usun, et Jumal tahab, et enese salgamises toimuks lahti laskmine. Vaatame, kas ma midagi veel ütlen. Valmidus ohvriks. Issanda surmasarnasusse saamine. Toon oma näite. 2014 me rajasime Tartus kogudust. Ja see ka, ma tean, mida rajamine tähendab. Ma tean, mida tähendab, kui on väike grupp, inimesed tulevad kokku, lähevad välja ühise eesmärgiga. Ja see paat läks meil põhja.
niimoodi, et see uppus täielikult ära. Hea, et me sealt tulema saime eluga, nii-öelda vaimulikult. Ja ma sain õppida tundma, mida tähendab see, mida tähendab saama Kristuse surma sarnasusse ja mida tähendab Kristuse kannatuste osadus. See oli niimoodi, ma olin nii-öelda pastori koha peal rollis ja meil tekkisid seal vastuolud ja läks vaenutsemiseks. Vastuolud kasvavad selja taga vaenutsemiseks. Alguses on nad lihtsalt eriarvamus, kriitika, aga lõpuks on vaenu, kui sellele piiri ei panda. Jõudis asi vaenutegevuseni ja see oli aasta 2016 ja see oli üks kõige raskemaid aastaid, mida ma olen kogenud üldse oma elus, vaimulikus elusest. Ja ma kõlin Jumala käest küsimus, et mis ma siis teha saan, mis mul üle jääb, kuhu see asi välja jõuab, kuhu me lõpetame. Ja Silver Siibak, kes ka rajas koguduse Tartus, Tõesammas koguduse, ta siin ehitab praegu Rail Balticat, ma tahan ükskord siia tuua teda. Ta on ka selles mõttes sarnane nagu Margus, usumees, kes on ka ehitaja samal ajal, usub asju välja, kes läheb välja ja ei tea, kuidas, aga kuidagi need asjad on nagu välja usutud, et toimivad. Ja me olime siis kolleegid, me töötasime ühes transpordifirmas, jaotusvedusid vedasime kaubikutega. Mina olin ühe peal, tema teise peal. Tuleb hommikul minu juurde ja ma ei ole talle midagi rääkinud. Ütleb mulle, et ma ei tea, mul on Jumalalt sulle sõna, no mitte, mis see on siis. Et ära tee mitte midagi. Ütle oma õigustest lahti, ära tee mitte midagi. Mul just käib, vaata see, millest ma ennem rääkisin. Temale ma ei olnud rääkinud seda. Ja siis ma teadsin, nii, Jumal andis mulle juhise. See pani nii 10, see andis mulle juhise. Ja siis ma hakkasin astuma, nüüd ma teadsin, et okei. See on nii, et kui sa tead, nagu Jeesus ütles, et isa, kas ma peaksin ütlema, et võta mind ära sellest tunnist. Ma olen juba astunud sellest tundi. Sa tead nii, nüüd tuleb nii. Ja see tuleb mulle selga, ma tean, ma näen, et see tuleb mulle selga. See ei lähe mööda minust. Nagu see Getsemani karikas pingas. Tead, see ei lähe mööda. See tuleb ära juua. Kõige selle nii-öelda kogu jääkidega nii-öelda. Kogu jääkidega tuleb ära juua. Ja siis ma hakkasin selle järgi minema, seda tegema. Need löögid, mida ma arvasin, et on tulekul, tulid kohale ka. Ei jäänud ära mitte midagi sellest, mida ma kartsin, tulid. Aga mul oli see juhis nüüd Jumala käest, ära tee midagi. Ja ma ei teinud mitte midagi. Teate, selles ma hakkasin kogema seda, mis on see, see on vaimne kannatus. Sul on õigus, aga sa ei tohi. Kristus oli ristil. Tal oli õigus, ta arvati ülestööd, ta ei olnud ülestöö. Ja siis kurat veel, eks ole, hüüab sealt läbi nende inimeste suude, kes seal risti lähedus. No, astu aga ristilt alla, siis me usume, kui sa siit alla astud. Tõenäoliselt Jeesuse rist ei olnudki kõrgem kui see lagi. Sealt sai alla astuda. Point oli selles, et oli risti küljes kinni, polnud võimalik. Et sealt sai alla astuda. Et astu alla. Ja võt see on nüüd see koht, milles, kui mõnikord me küsime seda, et Jumal, et me igatseme nagu mingit suurust. Ma ei mõtle halvas mõttes, ma ei mõtle seda üldse halvas mõttes. Tegelikult see ei ole vale mõelda, et Jumal näiteks kas teeb midagi, mis on suur meie kaudu, või austab oma nime, nii et tema nimi saab meie sees suureks. Pigem mõtleme nii. Nüüd on seal selline üks punane karikas on üks seal, mis tuleb ära juua. Kui keegi tahab seda suurust saada, olge valmis. Ta tuleb seda juua.
Ja see ei ole ainult, ma ei pea silmas nagu mina tein enda näite. See oli väga valus. Karjusin selle käes. Just see, et sa ei tee midagi. Võib-olla isegi mingis mõttes see sama, et kui mõni vaenlane meid vaenutseb, eks ole, siis me elame seda isegi kergemini üle. Aga kui see on selline, see on tõesti halb ja raske, kibe. See on see, mille kohta me inimestele ütleme, me ei taha seda, ma ei taha seda. Siiamaani ma teid ütlen, kui ma seda meenutan, olles sellest korra joonud, ma pean ikka ütlema, et tegelikult ega ma ei taha seda. See ei ole, see nagu ei muutu. Vaata, mõnikord on niimoodi, et kui sa saad mingi kogemuse, siis sa lähed nagu kindlamaks. Ma olen seda kogenud. Ma tean, mis see on. Ma tean, mida see tähendab. Aga siis on niimoodi, et olen kogenud küll, aga ikka on väga halb. See ei muutu teiseks. See on üks selle omadus, et see ei muutu teiseks. Ta ei muutu kogemuse varal meeldivamaks. Ta ei muutu meeldivamaks. Ja ma tean, et siin on inimesi, kellel on isiklikus elus neid võitlusi olnud, kes on neid läbi teinud, kes teavad, mida ma räägin, või on ise praegu selle ees, et kuule, kas löön vastu või ei löö. Ja siis mõtled, et nüüd on raske oma käsi pidada kinni, et ma ei tee midagi. Aga issand annab meile selleks eeskuju. Ja teate, mis ma võitsin? Ma kaotasin, ma tulin sellest kohast ära. Ma võin öelda, kuidas see juhtus oli niimoodi, et ma jõudsin sellisesse punkti, et ma pidasin ühe öise heitluse issandaga. Ja mul oli täiesti unetu öö, palveheitlus käis terve öö ja selle heitluse lõpuks Rivo Rajandu pastor, telkkoguduse pastor Rivo Rajandu oli surnud. See roll suri minu sees ära. Mitte minu nimi ei surnud ära, minu isik ei surnud, aga vaat see roll, et see pastor, vaat see suri. See surmaheitlus. Aga kuidas ma aru sain, et see juhtus? See oli niimoodi, et hommikul äkitselt on rahu südames. Taevas ei nõua mult seda sisse. Teate, vaata, me tahame midagi teha ja meil on tunne, et tahame teenida Jumalat näiteks. Ja meil on see vastutustunne, mis on ju õige, et me lähme selle kõigega, mida me teenime või ei teeni, lähme ju Jumala ette. Et meilt hakatakse nagu küsima aru, et mida sa tegid sellega. Mis sellest sai, mis sinu kätte oli usaldatud. Ja see, mis minu kätte oli usaldatud, kukkus täielikult ümber. Täielikult, see läks põhja. No, ja Jumal andis mulle vabaduse. Tolles kohas oli nii, et asi oli nii halb, et tuli see koht Miika kirjast, et see siin ei ole jäämise paik. Oma rüvetatuse tõttu peab see valusalt hävima. Keset seda heitlust tuleb selline koht mulle. Ja oli selge, et nii ongi. Ja see hävis. Aga kui ma olin selle surmaheitluse ära heidenud, siis oli mu rahu südames, nüüd ma teadsin, nüüd taevas ei nõua mult seda enam sisse. Ma ei ole võlgu taeva ees. Ma ei ole võlgu taeva ees. Ja see sai alguse sellest sõnast, et sirutad käed välja, nii, taguge nii palju, kui teil jõud on. Täitke oma mõõt. Tõmmake nii palju, kui saate ja siis, kui veri lendab, siis ma ei tea. Kui surm tuleb, siis tuleb. Tulgu pealegi. Ja see juhtus, aga nüüd võit. Mida ma võitsin? Inimsuhted jäid alles. Need jäid alles. Kui ma oleks sõdima hakanud, ma oleks nende inimestega tülli. Niimoodi, et ma täna käiksin tõenäoliselt käsi rusikas, oleks mul taskus veel tänagi. See oli piisavalt valus, et rusikas oleks taskus tänagi. Seda ei ole. Ja ei ole kellegi. Et kui mõnikord on vaja kannatada elus midagi sellist, et kuidas me oleksime kurja kannatamise eeskujud. Kurja kannatamise eeskujud. Niimoodi me võtame võidud sisse. Ja iga üks võtab võidu sisse. Iga üks, kes seda teeb, saab võidu pärja.
tegelikult on ju niimoodi, kui me vaatame, siis ega on asju, mida ei saagi vältida, need nagu tulevad. Jeesus ütleb ka, et on võimatu, et ühes kohas öeldakse, et kas pahandusi või kiusatusi, olenevalt tõlkest, et neid ei tuleks. Ja on võimatu, et neid ei tule. Ja mingil viisil kuskil nad ikka tulevad. Võib-olla on paremaid aegu, koguduse arengus eriti, ma ütlen. Kogudus on pikaajaline asi, see on loodud tegelikult kestma üle meie elu hea. Kui te olete rajanud koguduse, teadke seda, see on tegelikult loodud, mitte, see ei ole teie jaoks, see ei ole teie asi, see on loodud kestma siis, kui teie issand on olnud teile koju kutse. Kui see sama, kui laulame, et vii meid koju, siis kui see on jõudnud, siis see kogudus peaks edasi kestma. Et siis on need võidud on sellised, et kõik lähevad võitjatena välja ja rajatud asjad jäävad alles. Kuigi näed, ma võin tuua enda puhul näite, elav näide, et mõnikord nad ei jää alles, aga me ise jääme alles. Vaata, ma mäletan, kui see juhtus, siis üks kirjakoht, mis tegelikult mind veel kinnitas, oli see sama, et ma lugesin Apostlite tegude raamatust, kui Paulus hakkas jõudma Malta saare juurde, kui see laev nagu põhja läks, katki läks madalale ja siis laev läks katki. Ja höögi täpselt tuli see sõna, et te kõik jääte ellu, ükski hing ei lähe hukka, aga hävib küll laev. Meil läks niimoodi, et laev läks põhja, aga need hinged, kes olid seal, nad ei läinud põhja. Lauatükkidel me sealt niimoodi lahkusime. Et tahan julgustada just selle kõige eelnevaga, et olge valmis, valvake ja täitke seda osa, mida te peate täitma. Et see kogudus oleks suurem kui need inimesed siin. Oleks suurem. Sest ta ongi suurem. Kuigi ta koosneb nendest inimestest, aga tal on natuke tema funktsioon on suurem. Kanduda laiemale, koguda Jumala riiki inimesi ja kõige tähtsam nüüd, et ta austaks Kristuse nime. Ta austaks Kristuse nime. Ja ma loen lõpetuseks Efesuse kirja 4. peatükk, salmid 1-3. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. See on see, mida püha vaim ütleb kogudusele. Aamen.